Tervist, Rein! Tere! Mul on väga hea üle pika aja sind jällegi näha. Ja tänasele päevale tulles ma püüdsin kujutada ette väikest Reinu. Sellist pisikest poissi, huvitav milline ta oli. Millal on see hetk, kus sina mäletad väikest Reinu? Ma ei mäletagi niisugust asja. Ai, Mingisel hetkel peab sul olema üks selline hetk, kus sul tuleb mälupilt ette iseendast. No ei, küsi midagi muud, sellepärast, et siis ma pean meelde tuletama, kus ma olin 8-aastane. Ja see oli paha aeg. Ma ei tahaks sellega meelde ennast. Aga kui me sealt läheme edasi juba, kas sa enda kooliaega mäletad? No ikka mäletan. Olid sa hea õpilane? Vaat, mul on mitu kooli. Esimene minu kool on Siberis vene kool, kuhu ma läksin iga päev vähemalt 3 kilomeetrit edasi-tagasi Siberi külma ja Siberi vihmaga. Et seal ei olnud vihmavarjusid ja tuli ei olnud. See ei olnud, kui tänapäeva noortele rääkida, siis kõige lõbusam koolis käik. Tänapäeval viiakse ju autoga otse koolimaja ukse ette. Tähendab, tol ajal ja tolles kohas seda ei tulnud isegi mõttes. Aga see oli niimoodi, ma ei tahaks nii. Mitu klassi sa pidid siis seal lõpetama? Kõigepealt lõpetasin 3 klassi. Ja siis sain Eestisse tagasi, siis sain 4. klassi Sargveres. Aga sellel ajal mitu klassi Eestis üldse kõigepealt tuli läbi käia? Oli see 6 või mõnel pool 8 klassid pead läbi käima? Ei, niisugust asja ei olnud, oli näiteks 7-klassiline, 7 klassi algkool, noh, maakoolis. Jaa. Siis edasi oli ju keskkool. Aga keskkoolis sa käisid kus? Eestis, aga õhtukeskkoolis. Sellepärast, et rahast ei muutus. Tuli tööd teha. No, seda on üsna palju, ma olen kuulnud, et mehed, kes tänapäeval on juba üle 70, et siis nemad elasid sellel ajal, kui tuligi tihti tööd teha. Jaa. Mäletad sa enda esimest sellist tõsisemat tööd ka? Kes sa olid? Esimene töö oli mul kolhoosi kanafarm keset taigat. Meie pere oli ema ja meid 3 last olime selle hooldajad. Iga hommikul suvel seisin ma farmi ukse peal ja väike vend ajas kanu minu suunas. Mina võtsin kana ja katsusin, kas tal on muna sees kanal või ei ole. Kui ei ole, lasin ta minema. Kell oli, lasin ta sinna tuppa või sinna ukse taha, muneb ära, saab välja. Kuule, see kõlab natukene, Rein, nagu sellise kanakarjus, nagu mingi teatri pealkiri, täitsa või etenduse pealkiri. See ei olnud, see võib ka niimoodi võtta, aga niisugune oli minu esimene töö. Aga teatri juurde jõudsid sa... No vaat, see oli ju kaua. Seda mõtlengi, et seal peab üks pikk vahepealne käik veel olema. Just. Ja no see pikk oligi niimoodi, et vahepeal me saime koju Eestisse. Vahepeal suri ema. Olmelised asjad tulid vahele. Jah, aga olmelised asjad on kogu aeg. Need on kogu aeg vahel, just.
ja ühesõnaga 46. oli ju see sõja lõpp, saime me tagasi, vanaonu ostis meid välja. Eestis vanaonu leidis kellegi Vene armee polkovniku, pagunite täispolkovnik tuli Siberi külla, võttis kaasa 6 orvuks jäänud last, Eesti last ja 5 meid Eestisse. aga see oli sinu jaoks ikkagi ju jällegi uus ja võõras koht. No loomulikult, jah. Aga see ohvitser, kes seda ei teinud mitte tasuta, kes meid viidi, meie eest maksti. Ja viis meid pärast sõja lõppu Vene armee, Nõukogude armee polkovnik. Ma arvan, et see oli juut. Sest see juut võis sel ajal niimoodi mõelda, tuleb välja päästa lapsi, kes on viidud Siberisse ja kes on jäänud seal orvudeks ja kellest tehakse venelasi. Sul ikkagi mingis mõttes, no võib öelda, et vedas. Ja loomulikult. Sest et kõiki ei ole õnnistatud. Just ongi õnnemärgi all. Aga mingis mõttes sa koolini jõudsid hiljem ikkagi? Koolini ma jõudsingi teatrikoolini. Just nimelt. Vaat nii, teatrikoolini ma jõudsin niimoodi, et tänu sellele küüditamistele, tänu Nõukogude võimule mind ei võetud ülikooli pärast keskkooli lõpetamist. Elulugu ei olnud see, mis vaja. Ma tahtsin ajalugu õppida. Mul anti vastuseks, et mind pärast keskkooli lõpetamist, et mind ülikooli ei võeta. Ja siis ma kohtusin Tallinna linnas ühe tuttava naisega, kes töötas Nuku teatris ja rääkisin talle, et näe, mis ma nüüd siis teen. Keskkooli paberid ma sain, tahan ülikooli ei saa. Ütles, et tule Nuku teatrisse, seal üks venelane otsib noori kandidaate, keda võtta Leningradi teatriinstituuti õppima näitlejateks. Et tule, vaata. Ma talle veel kurtsin seda ka, et kui mind ei võeta Tartu Ülikooli, kuhu ma siis lähen. Teised kõrgkoolid ütlevad ka sama, et kütitatud ei võeta. Ja siis ma läksingi. Ja siis ma seal oli umbes 16 inimest, kes kandideerisid, et saada sinna Leningradi kooli. Kõrgkool, teatri ja muusikainstituut. Ma sain sisse. Ma arvan, et ma sain sisse sellepärast, et ma oskasin vene keelt hästi. Aga ühesõnaga veensin ära, et midagi mul seal peas vist näitlejaks saamist nagu vist huvitas. Ja mind võeti vastu sellest 16 või 18 inimest, mis oli seal kandideerimas. Ja siis mina sain sisse ja seal ma ta lõpetasin ka. Aga oli sinus üldse mingisuguseid näitleja algeid olemas või kuidas sa ise ennast hindad? Tõenäoliselt midagi mus oli, sellepärast et kõik mul tagantjärele rääkijad ütlesid, et ma ikka kippusin laulma ja tantsu lööma. Just publiku kartust mul ei olnud, ma tahtsin hiilata, ma ei tea, põhimõtteliselt asi. Ja ühesõnaga midagi mus oli, näiteks seda mulle rääkis minu hilisem risti isa
Sargvere lähedalt sealt, kes minu vanemate niisugune kokkutulek, sõprade kokkutulek, mina laulsin nagu ma olin 40ndatel aastatel lõpus. Laulsin niisugust laulu, et traktoristid, masinistid, kõik on kanged kommunistid. Mina laulsin seal Sargvere kooli õpetajad ja kogunemine. Ema ja isa olid seal õpetajad ja rektorid. No ju ma siis olin niisugune esineja tahtmisega või ma ei tea. No. Kas sa hiljem oled lavale kippunud? Ei, ma ei oska see, jah, ega mind on see alati huvitanud. Aga et ma ise niimoodi väga tahan, ei. Sellepärast mul on selle diplom, selle kooli diplom on Nuku näitleja. Aga ma hakkasin lavastajaks kohe. Kas sa, Rein, jõudsid enne üldse mingeid rolle siis teha ka? Ei, mitte midagi. Mul ei ole mingisugust eelpraktikat lavadega ja koolide etendust, kooliteatriga ennust, mitte midagi. Keskkooli ma lõpetasin õhtu keskkool, seal ei toimugi midagi niisugust ja muud. Nojah, algkooli aegadel ilmselt ma olin esinemas ka niimoodi koolipidudel. Luuletusi lugemas ja just asju. Aga sealt siis nüüd pärast seda kooli tuli sinu ellu siis Nukk? Ja ellu tuli ta just nimelt seal koolis. Enne seda ma olen näinud Sargveres etendust, Draamateater mängis Nuku etendust marionettidega, niitidega nukud. Draamateater käis esinemas koolides. Nii et tasub seda meelde jätta, et Nuku teater ei olnud Eestis üldse esimene eraldi nähtus. Nukkudega mängisid draamateatrid, enam-vähem kõik, igal juhul Tallinna draamateater, ma tean, et Viljandi draamateater mängisid lastele, õpilastele. Nukuteatrid tegid. See on väga hea praktika. Siit on väga hea minna edasi ühe küsimusega. Kunagi oli mul peast käis läbi umbes selline formaat nagu praegu ja ma millegipärast kujutasin ette seal kohe sind. Natukene teises keskkonnas küll ja sellest ei tulnud välja midagi, sest et ma ei osanud mitte midagi ette valmistada ega küsida sult, sest et ma ei tea, kuidas see nii läks, aga üks ainus küsimus, mis mul pähe nagu lõi, see on mul täna ka peas. Ma küsiks kohe selle küsimuse ära, ilma pikema sissejuhatuseta. 2 sõnast koosneb. Miks Nukk? Ma olen seda mõelnud. Ja esimene asi on niimoodi näiteks on see, et miks keegi õpib klaverit, miks keegi õpib muusikast pasunatega, miks keegi võtab mingi pilli. Ja see on kõik see teatrite ja kunstide praktika. Üks mängib hästi flöödil, teine kandlil, kolmas millegagi. Teatrit saab teha inimene ise, inimene millegagi, inimene mingite kombinatsioonidega. Ega teater ei ole mõeldud ainult elav inimene saab teha teatrit. Teatrit saab teha igat moodi.
ja on ju olemas heli ja vari ja kõiki vahendeid on palju, aga mina just mõtlen ka, et kui sa rääkisid, et tegid Draamateatrit ka nukkudega, siis tekibki küsimus, miks nukk, mis on temas nii erilist? Ja siit see nuku jõud ja võlu algavadki. Nukku sa saad teha ja tema sisendada tema nuku mõtlemine ja tema pürgimused, sa saad kõik talle anda. Sa teed ühe uniku teed, lööd silmad sisse ja hakkad temaga rääkima. See oleneb sinust, kuidas sa teda kujutad enda sidemetes, tema rääkimine, tema kuulamine, tema mõtlemine, tema liikumine. See, kes hakkab nukuteatrit tegema, valitseb teatrikunsti. Tegelikult. Ta kujutlusvõime võimaldab seda, mida elu ei luba isegi. Aga iga me kujutlusvõime võib teha ühest asjast vajalik ja omale seltsiline. Aga ainus asi on selle seltsilise puhul nüüd see, et valmis me võime ta teha. Ja isegi kui ma ise kujutan ette, kuidas ta on, kuidas ma nüüd saan selle sama kujutuse tuua vaataja silmadesse, et tema näeb ka. Just, ja sellest algabki teatrikunst. Kas seda õpetati sulle koolis? Õpetati, et õpi, harjuta, sunni ennast, et see muutuks sinule mõnusaks hetkeks. Et sa paned oma kujutluspildi tööle nii, nagu sa tahad. Vaat see sama asi mu ees hakkab mängima. Ja mina räägin temaga ja mina räägin temas. Ja mina annan sulle seda edasi. Ja kujutlusvõime on kõik, mis meil vaja on. Hea tarkuse juurde kujutlusvõime. Kui meil see on olemas, me valitseme maailma. Praegu, Rein, sa räägid selliseid sõnu, nagu rääkisid, no kui nüüd nii võib öelda, siis ka Albert Einstein ja Nikola Tesla ja et kõik on kujutlusvõime vili või mitte vili, vaid see on kõik kujutlusvõime taga on sinu potentsiaal kinni. Just, ongi. Aga kui palju me Eesti nukuteatris üldse kasutame kujutlusvõimet? Ilma kujutlusvõimeta ei toimu ühtegi kunstilist momenti. Olgu ta siis teatris või muusikas või joonistamismaalimises kõigis. Kujutlusvõime on, kui see on ja kui see on juhitav ja kui see on nii-öelda, kuidas öelda, jõuline ja andekas ja ei lähe ära, kui sa ei taha, et ära läheb. Suudad hoida ennast selles. Aga mis asi see kujutlusvõime siis on? Kas me võime öelda niimoodi, et kujutlusvõime on meelelahutus? Seda võib kasutada kui meelelahutus. Kas teater on meelelahutus? Seda võib kasutada kui meelelahutust, aga tõsine tegija lahutab meelt. Seda meelt nii-öelda arendades, rakendades mõnusaks tegemiseks, aga mitte tühiseks ajaviitmiseks. Kas teater üldse saab olla tühine ajaviitmine? Oled sa näinud sellist teatrit? On küll. Suurem osa ongi tühine ajaviitmine. Suurem osa teatritest, rääkimata nukuteatritest, ongi tühine ajaviitmine.
nukuteatrid kasutavad väga tihti niisuguseid nukke, mis ei ole inimesed, vaid loomad. Noh, selle õigustus on, et valmid. Kui literatuurne üks pilt, valm, loomad, kes kujutavad inimeste tegevusi. Noh, karu on, karu on nagu suhkene inimene või niisugune inimene on nagu karu ja sellest ära. Ja nukuteatrid, kes nukkudega väga palju tegelevad ja mängivad seda kõike lastele. Noh, need, kes veel koolis ka ei käi. See on ju ainult tühine aja viitmine, sellepärast, et laps ei tea ju valmist, aga valmi kujundid on ju kõik elukogemusele võimalik mõista, mis toimub. Inimene kui karu. Aga mis oskab see sellest inimesest ja karust midagi kokku mõtta? Oled öelnud ka mõnes intervjuus, et nukuteater ei olegi üldse lasteteater, vaid tal on sügav filosoofiline mõõde sees. Ma saan aru, kas see sügav filosoofiline mõõde on asi, mis peab olema või mis võib olla? See on jälle niimoodi, et see on igaühe saatus. Ei saa, tähendab, filosoofia peab olema, sest muidu see ei võta seda nukku üldse kättegi. Sul on vaja seda nukku on vaja mingi asja tõestuseks, oma mõtete tõestuseks. Aga see ei ole see otseminek, et kas see sama, et ütleme, lõvi on loomade kuningas. No ei saa ju niisugust nähtust olla. Aga saab öelda seda mingite inimeste ja inimese käitumise ja olemuse väljendamiseks. Mis tähendab väiksele lapsele, kellel ei ole mingisugust elumuresid, on ainult tung kusagile ilusa ja magusa suunas. Laps tahab suureks saada, teadmata, et ta tahab seda. Ta lihtsalt on niimoodi kasvama pandud, et ärge teda segage, ta tahab suureks saada, aga kui teatrist raiskab aega, mitte millegi peale. Ja pärast küsida, kas said aru, teotus. Aga kas ei või olla, kas teatri siis nii-öelda see üks osa ei või olla lihtsalt loo nautimine, olgu selleks siis loo jutustajaks loomad või nukud või kas või lilled või puuoksad? Ta on ju vahend. Ja nautida, me ju naudime igat head raamatut lugedes. Nauding kuulub ju asja juurde. Aga see asi peab olema. See nautida selle teostuse ilu. Nautida selle teostuse mõtte ilu. Aga kui seal midagi jääb siis puudu ja on ainult nii-öelda nautida mina tark, sina loll. See väga sageli nuku
etenduses. aga kas see näiteks, et midagi puudu, ei või ollagi just hea asi etenduste, ükstaspuha filmi puhul, raamatu puhul, etenduse puhul, et ongi alati mingi üks väikene aga midagi jäi puudu, et ta ei tohikski olla ju täiuslik. Täpselt. Ma olen täitsa nõus, tabasid täitsa, just nimelt minu mõte on ka see, et hea kunst ei olegi üleni mõistetav ja kohe. Sa naudid ja sa naudid seda veel homme ja said midagi juurde. Et see ongi see nauding, ega see ei ole pauh ja kõik. Ja siis jääbki niimoodi, et sinna teatrisse tahaks ma veel kord minna, sellepärast, et seal ma naudin ja naudin niimoodi, et ma ei ole pärast pettunud. Sul on, Rein, päris selline väga välja kujunenud selline maitsemeel ja nägemus teatrist kui sellisest. Ja sina olid ka see mees ju lavastajana, kes lõhkus ära vahepealse Sirmi, kus muidu näitlejad taga olid või sa tõid need näitlejad sinna ette. Kust sul selline mõte tuli, et teeks nüüd hoopis niimoodi? Sellepärast, et see Sirm segas mind kogu aeg, juba algselt peale. Sirm oli vajalik nii-öelda rumalukese petmiseks. Vot selle petmiseks, et aga kõigepealt oli seda vaja kirikul panna altari peale kujud, inglid, peaingli kujud. No kui teater algas ju kiriku altarilt. Jumalaga ühendus. Ja sina, patune, kuula, mis ma sulle räägib see. Ja rääkija tema taga. Sageli oli kavalam talle ära tema peita. Et nii-öelda ütleme päris ürgajal, päris ei saagi öelda, nii et ühesõnaga inimesed olid naiivsemad kui me praegu. Võis Jumala häält anda talle kirikus või palveles kusagil. Ja kui siis näidata veel midagi, mingit, see mõjus. Nüüd, kui kõik võtame telefonid välja ja klõbistame seda, meid enam sellega ei mõjuta ka. Ja sa tood sisse sellise nagu Jumala sellise mõjutamise. See kirikul aitas see nukk inimese lähenemist Jumalale. Aga teatris nüüd, kui ma Sirmi tagant toon selle näitleja välja, kas see ei või siis olla niimoodi, et nüüd on seal küsimus, et ega nad ometi üksteist segama ei hakka? Vaat, selles mind kogu aeg süüdistatigi. Nüüd ma ei tea, ütleb minu ülemus, et nüüd ma ei tea, keda vaadata, näitlejat või nukku. Ja siis ma ütlesin, et siis me ei oska veel sulle mängida. Mängida näitleja mängib nukuga, aga teeb seda niimoodi, et see nukk on palju huvitavam kui huvitavalt mängiv näitleja. See on, ma saan aru, üks näitlejatele üks selline korralik pähkel antud, mida koolis õppida ei saagi. Saab, aga vaata, kui seda annet sul ei ole, siis on sul raskusi. Kes tahab ise elata ja on solvunud, et ta peab oma hiilguse jagama mingi monstrumiga. Just nimelt, ja see ju nõuab suure hingega näitlejalt enese tahaplaanile tõmbamist
ja voli andma ainult oma kätele, mitte oma miimikale, näole, häälele, kõigele muule. Ja aga nüüd see, mis sa praegu ütlesid, võib mõelda niimoodi, et see, mida sa praegu ütlesid, et see ei segaks seda nuku jälgimist. Anna kõik endast selle, et see nukk oleks ja ära peida ennast. Et sa oled ise nauditav, kuidas sa seda nukku elustad. Kas on sul olnud elus ka niimoodi nüüd näitleja välja toomisega ja selles laadis mängimisega selliseid hetki, kus sa jääd täiesti tasa ja unustad kõik ära ja näed, et see, mida sa näed, see lummab sind nii, et seal ei ole ühtegi sellist aga või puudujääki, millest me enne rääkisime. Vaat paha inimene. Päris niisugust momenti pole mul olnud. Alati on tahe, et need, vaat siin sa tegid pisikese, jätsid asjad pooleli ja hetkeks. Vaat, see on näitlejale minu teada väga huvitav. Üks siuke näitleja oli Toomperemaal Nukuteatris. Muuseas, kui poleks olnud Toomperet Nukuteatris minuga samal ajal, see Nukuteater ei oleks niisugune olnud, nagu ma lõpuks ta sain teha. See oli näitleja, kes suutis nii-öelda istuda ja näha ennast kõrvalt ja panna see mina, kes tegeleb nukuga ja oskab siin olla niimoodi, et ta ise naudib ka seda. Ta ei ohverda mitte midagi. Ta oskab siin oma asja ajada niimoodi, et isegi vahepeal ütleb, ole nüüd ja mängib siit edasi. Ja selle taga on alati näitlejal üks asi. Ta tajub ja elab kaasa ja tal on värske tunnetus, mis ta räägib ja mis ta teeb. Ja siis, ja kui vaataja kuulab teda, siis see vaataja juba kuuleb, mida mõtleb see näitleja nukuga. Vaata, kui me võime ju niimoodi trafaretselt, üks nukk ütleb teisele, ma armastan sind. Ja seda publik kuuleb, et ta vaata, mis ta ütles. Ja siis ütleb see sama näitleja, et ma armastan sind. See on teistmoodi öeldud kuidagi. Seda mõistavad kõik. Aga muidu on see niimoodi, et ma armastan sind. Tähendab, näitleja ei anna mitte midagi ära, kui nuku võtab kätte. Ta saab juurde. Vaat, seda oleks vaja Eesti nuku näitlejatel. Aga see tähendab seda, et peab väga kõvad tööd tegema oma häälega. Lihtsalt see, mida ma mõtlen ja mida ma tunnen, on kuulda mu hääles. Aga see viib palju sügavamalt selle asja olemuse juurde, et meie räägime siin teatrist, sest teater meie ümber, eks ole nii. Aga see, millest sina räägid, see ei ole enam nüüd tavaline teater. See on juba midagi palju sügavamat. Väga hea, et sa mulle seda ütlesid. See on kompliment sulle. See ongi niimoodi. Ja see peabki olema niimoodi vähemalt. Ei, kõik teatrid ei ole üldse võimelisedki mõtlema seda. Aga on teatrid, kes peavad seda tegema.
ja vaata sealt hakkab tekkima see, et iga teater on oma nägu. Iga Nukuteater, Draamateater, kõik. Ühed on head, teised väga head, kolmand geniaalsed, neljandad pole neid kellelegi vaja ja nii edasi. aga kas siin ei kehti seda siis reeglit, et igale kaubale on ikkagi ostja ja tahtja olemas, et me ei saa rääkida siin ainult nüüd siis näitleja kui või Nuku kui kunstilise nii-öelda vormi esindajast, vaid me peame rääkima ka haritud vaatajast. Aga mis see teatri ülesanne on? Mitte ainult hinge harimine, vaid kuidagi tung, ütleme, raamatute järele. Aga kust saab alguse siis või kus on see murdepunkt sellest nii-öelda teatri tegemisest ja kunsti viljelemisest? Need ei ole kaks eraldi asja. See peabki olema. Teater peab ütleme niimoodi, teater peab muretsema oma publiku juurde kasvu osas. Ta peab nii-öelda aitama publikul hästi elama, maailma asjadest aru saama, maailma tajuma. Ühesõnaga, teater ei tohiks inimest lollimaks teha, ikka targemaks, tundlikumaks, ausamaks, pürgima, mitte kasvatama, mitte retsepti tegema, aga lihtsalt näitama mulle, ma tahaks näha, et jumal, niimoodi saab ka mõelda. Üks hea etendus siis võiks olla selline, et kust inimene läheb ära ja tunneb, et ta on raasikese parem sellest, kellena ta tuli. Just, see ongi, et see etendus meeldis. Ja on sul enda tööga seoses ka mõni selline tegelane eriliselt kuidagi hinge pugenud või sa ise väga näitlejana ei ole üles astunud, aga just need lavastused, keda sa oled ellu äratanud, on mõni karakter või tegelane, kes kummitab? Väike Illimar, ma tahtsin seda teha niimoodi ja selleks, et noorus hakkaks seda raamatut lugema. Siis ma ükskord avastasin, et see seltskond, kes mind ümbritses, ei pidanud üldse vajalikuks väikest Illimari lugeda ja Tuglas, mis see kõik on ja milleks seda vaja on ja kõik nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et peaks midagi niisust välja mõtlema, mis ehk kutsub lapsi raamatut lugema. Leidsin Tuglase. Tuglas ja lapsed, see just mulle meeldis, et neid ei ole kunagi seotud. See on päris suur väljakutse. Ja sellepärast ma tegingi. Ja vaatasin, aga täiesti võimalik. See, mis Tuglas pani toimetama selle väikese Illimari, väikese poisi. Aga lõppude lõpuks ega see etendus ei kutsunud ka raamatuid ostma. Paraku, aga see eesmärk oli ja seda ma oma arvates kogu aeg see etenduse tegemises ja etenduses silmas pidasingi. See, kuidas väike Illimar maailma nägi, kuidas väike Illimar tajus, mis ümberringi toimub, mismoodi see temale välja paistis. Kõik need suured mehed ja väiksed mehed ja kõik need, ühesõnaga, Tuglas oskas väga ilusti väikese poisikese mõttemaailma avada. Aga tema seal ju Tuglas ka, ega
ta ei anna Illimarile kuigi palju ise mõtlemisvõimet, vaid ikkagi annab, Illimar matkib teisi seal, ta teeb teiste järgi. Aga kõik lapsed teevad nii. Sest see on lihtsam kui õppimine, matkimine on lihtsam. Aga matkimise järel on õppimine ka, kas see mulle sobib või mitte. Jah, mingisugune analüüs ja arusaamine peab sealt tulema. Peab, ei loomulikult. Ja ega teater ei saagi õpetada. Teater saab ainult ärgitada. Teater ei tohi retsepte anda. Ja nii palju seda tehakse. Kuidas elada. Vaat seda tuleb anda kuidagi väga ringiga, nii et igaüks lõpuks leiab, et aha, nii peab elama, mitte kui arsti moodi, et see tablett ja see tablett, siis tuleb midagi välja. Tähendab, see ei ole hingeharimine ja mis tuleb, hinge tuleb harida ka väikesel lapsel. See tundmuste pealt kõik. Mis tunne see üks või teine toimetus sinust välja kutsub. Vaata, kui neid tunnetusi ei ole, selles on praegu nuku teatrites üldse. Tekst pähe, kas kõvasti või vähem ja kuidas, mis. Aga noh. Aga et see mu mõttes ja hääles kostaks välja see tunnetus, vot see on vajalik. Rein, kas see, kui ma tulen korraks tagasi, kui sa näitleja tõid välja, kas see tähendas ka seda, et nüüd tuleks tema töövahendid üle vaadata, et sulle meeldivad hoopis teistsugused nukud, kui me oleme harjunud võib-olla nii-öelda nukuteatris nagu nägema, et sinu, ma saan aru, ka lauajupp mängib ja või köis või kõik see. Kas see nüüd tähendas seda, kui sa tõid näitleja välja, et ka nukud tuleks kuidagi siis ümber vaadata? Ja, see on kohe hädavajalik. Sellepärast, et teha nukku kui mingisugune inimese järelkujutis ja või midagi niisugust. See peaks nagu olema jäsemed ja kõik just asjad. Aga teha nägu, see harilikult ja siis panna see nukk rääkima ja nutma naerma. Aga ta on ju valmis nägu. Ja ta on niimoodi tehtud, et sa oma kujutlusi ei saa seda nukku naermas näha. Aga see nuku nägu peab juba algselt niimoodi olema, et vaataja on nõus nägema nuku näos igat miimilist momenti selle hääle järgi, mis näitleja temale seda nukku käes hoides annab. See kõlab natukene nagu nõndaviisi, et kui näitlejaid koolitatakse või ka, ütleme ka kooliteatris näiteks, et kui on vaja nutta, siis ega see nutt ei tule ju hästi välja, eriti ütleme koolilapsel, aga naer ja nutt omavahel on oma kõla poolest väga sarnased. Et siin siis on nagu samamoodi, et see nägu või see mask nii-öelda võib olla sul kurb, aga näitleja siis enda naeruga peab suutma tekitada vaatajas sellise tunde, et see kurb mask tegelikult on rõõmus. Kas ma saan nii aru? Ja, asi ongi niimoodi, et kunstnik peaks siin olema väga valvas. Tegema nuku näo niisuguse, et see nuku nägu võib minu kujutluses teda vaadates näha temas naeru, kui on vaja, nuttu, kui on vaja. See, mida ma tahan näha. Nii iga vaataja laval või see saalis, vaadates seda nukku, kuulates näitleja häält ja näes seda liikumist, kujutleb enda, mis ta siis selles näos nägi, seal olemata. Nukk pärast
tema mõttes on, võib öelda sõbrale, et nägid, kuidas ta naeris. Naerist minu näos, minu kujutluses. Need nukunäod, see on niisugune tehniline pool. Aga see ei saa ainult tehniline olla, et siin kutsnik peab väga tasemel olema. Just, ja näitleja peab ka olema väga tasemel, et ei läheks nii-öelda, et ei läheks liiga, et rõhud oleksid täpsed, vaat niimoodi peab ütlema. Naerda, nutta on ja seda uskuma jääda. Vaat see, et seda uskuma jääda saalis. See ongi pealmine küsimus vist vaatajal, et kas me pakume asja, mida usutakse. Jah, ja just, ja näitleja nuppkogu käes peab olema väga hea näitleja. Väga tundliku keelega näitleja. Rein, kas sa ise suudaksid olla selline või kas sa oled selline lavastaja, kes suudab ette näidata nukuga? Ei ole? Ei, ma ei tohigi teadmispärast. Mul ei ole selleks õigus, näitleja peab saama oma kujutluses selle nuku liikumise ja siis näitama, mis tema kujutluses see nukk teeb. Sellepärast, et tema jätkab ju oma tekstidega ja oma rütmidega ja kõigi sellega. Ühesõnaga, nuku liikumine on nuku liigutaja kujutluspildi näitamine. Aga mitte tuleb keegi ja õpetab, kuidas see nukk liigub. Soldatit õpetakse 1, 2, 1, 2. Aga ütleme mingisugust head rõõmsat inimeste rühma, seal on kõik segamini. Aga sõdurid panevad kõik ühes pasunas. Ja mitte ainult sõduritest ei ole jutt, vaid maailmale lähenemisest, tunnetuses. Igal inimesel on oma rütmika. Ja minu arvates suur näitleja ju, nii nagu draamalaval, ilma nukuta. Mida täpsem ta ja huvitavam ja sügavam ta inimtunnetuses on. Täpselt seesama on nukuga. Aga on sul olnud nii, et sa ju ise oma kätega meisterdad ka üht-teist. On sul olnud niimoodi, et mõni nukk ei hakka sul tööle iseenda jaoks, kui saad proovitada? Jaa, ikka. Ja teine on niimoodi, et kohe elab. Ja näitlejad, kes saavad valmis nuku kätte, nendega ei tohi pahandada, kui sa ütled, mis ma taga teen. Kunstnik on kõige tähtsam tegelane nukuteatris tegelikult näitleja järel. Lavastajad, need võivad olla, aga kunstnik peab tajuma seda, mis autor nõuab. Ja siis veel tajuma seda, mida arvab ta teadvat näitleja tahab. Pisendad seda lavastaja rolli, et ometi on vaja ju kõik see kuidagi kokku liimida. Sa oled väga tagasihoidlik, et sind on tegelikult ju tunnustatud ühel ja teisel moel päris palju. Kui on tunnustatud, siis nähtavasti seda, et ma olen proovinud alati igale näitlejale luua mingisugune moment, kus ta hakkab tajuma, nii nagu ma loodan, et ta hakkab tajuma. Ma ei saa öelda, et ole siin nii ja nii.
iga kunstnik lõpuks leiab õige koha, kust kinni saada. Kas sa maalid või õmbled, mis vahe seal on? Tähendab, üldiselt on niimoodi heade näitlejate juures ära sega. Lavastaja, ole vait, ära sega. Oled sa lavastajana mees, kes kiidab näitlejat? Jaa, eriti kui ta on noor ja algaja, ma pean teda julgustama. Ja. Millal sa viimati lavastasid mõne loo? Oi, ma mäletan. Sa oled neid ikka siin ju teinud küll ühele ja teisele poole ja... Jaa, aga viimast ma ei mäleta. Viimast ma ei mäleta tõesti, ma ei tea, mis see viimane oli. Kui keegi mulle ütleks, ehk tuleb meelde. Ei, niimoodi vist ei ütle. Ei tea keegi. Rein, mul on tekkis peas üks küsimus ja mõtlesin nõndaviisi, et on ju selliseid rolle ja etendusi, mida mängitakse võrdlemisi pika aja jooksul. Või siis mängitakse taas. Et kas nukk vananeb? Ja kui nukk vananeb, kas ta vananeb näiteks koos näitlejaga või kas nuku sisse tuleb midagi teistsugust? Kuidas sa näed seda? Tead, nukk ei vanane, näitleja vanane. Ja kõige sagelemini see vananemine on näitleja on ära kulutanud oma ande. Seda juhtub väga sageli. Et näitleja on, nukk ei vanane, nukk alistub väga kergelt tema näitlejale, premele. Aga meie inimesed kulume ära ja. Sellest on ütlemata kahju. Jah, aga niisugune on see lavi nagu midagi ole parata ja vananedes sa kulud, vananedes sa unustad, vananedes, aga nukk kulub, ainuke mis. Aga ülejäänus on see, ta minu arvates nukk vananedes ei lähe mitte, ei kulu, vaid omandab ajastu midagi. Midagi inimesed ise ka mõtlevad teisiti sajandi kaupa. Mis sa, Rein, arvad, muidu, milline nukk on parim nukk? Väga filosoofilises mõttes ma küsin seda. Vaata, see on see nukk peab ütlema siis, kes ütleme loomingulises situatsioonis näitleja ja tema instrument on nukk. Nagu muusikamehel on viiul või? Ja, nii on nukk. Ja nüüd seda nukku niimoodi ohjata. Mis sa ise ka näed, et selleks täkki. Jääd rahule. Või vastupidi, et täna ei suuda, vaatame, mis homme on. Aga see koostöö, see peab olema. Need inimesed, kes on nukuteatris, need on palju olnud, vihkanud seda nukku, siis tahaks draamasse, aga ei võeta. Neid õnnetuid, neid on muuseas Eestis palju olnud. Ma ei tea, kuidas praegu on. Aga neid on, kes ei ole seda varjanud ka, draamanäitajad pärast seda. Aga see võib olla selline, kas see ei või olla armukadedus?
Jumal. Nukku armastatakse rohkem kui mind, kes ma tegelikult temale hinge annan. Ja, seda võib küll mõelda. Ja, ka nii võib mõelda, aga sel juhul läheb rohkem mitte nuku peale see süü otsimine, vaid lavastaja peale. Ja lavastajad on sageli süüdega. Me segame vahel. Mida kehvem sa lavastamisel oled, seda rohkem sa segad näitleja. Midagi ei parata. Nii see on. Tekivad konfliktid ja lavastaja ei saa oma nägemusest kuidagi üle ja näitleja ei taha oma nägemusest loobuda ja just väiklust tekib. Nüüd sa ütlesid küll põneva asja, jah, et mida kehvem lavastaja oled, seda rohkem sa vahele segad. Jah, ongi jah. Et see vist on tõesti, et sa pead kasvama koos näitlega. Kui palju peab lavastaja ennast murdma ühe loo lavale toomiseks? Või kui palju ta peab ise kasvama? Vaat asi on selles, et kui sa tunned, et see materjal kusagilt sulle ei ole lähedal, ei saa talle pihta, siis harilikult sa hoiad sellest eemale. Sa ei võta seda, millest sa aru ei saa. Aga on juhuseid, kus võetakse see töö ette aru saamata ja tajumata ja ühesõnaga võõras asi. Ja vaat sealt tekivad kõik hädad. Nii näitlejate hädad ja lavastaja hädad. Aga minul on vedanud, mina olen saanud võtta ainult neid näidendeid, mida ma olen tahtnud. Ma ei ole ühtegi näidendit vastu tahtmist teinud. Teades, et sest ei tule midagi välja. Ja siis ei ole seda probleemi, et ma siis saan otsida, kui näitleja pakub oma ja see lahendab asja teistmoodi, aga mitte ei vii selle lahenduse kusagil nulli. Siis palun väga hea meel. Näitleja paneb omad lõppude lõpuks näitleja peabki oma maksimumi andma. Lavastaja peab teda aitama ainult selles. Selles on ju asi. Aga kas sul sellel kombel on juhtunud ka elus nõndaviisi, et etendus, mida sa oled lavastanud ja mis oled näinud, ta võiks nii olla, et see tuleb välja hoopis midagi muud? Ei, seda pole olnud. Et ikka lõppu tulemust sa ikka oled saanud? Ikka. Sellepärast, et mul on ju alati olnud ka mõte või käsk endale, et miks, mille nimel ma seda teen. Seda küll, aga mõnikord vaata võib ju see siht või sa võid, kui sa lähed metsaseenile ja mõtled, et ma sealt sain neid puravikke, aga nüüd lähed ja sa leiad hoopis midagi muud, siis võib ju juhtuda, et sa pöörad ennast vahepeal ja valid. Õige, jaa, selles mõttes, et alustad oma mõttega, aga see mõte hakkab tänu näitlejate kaasa löömisele hakkab saama süvenemisi ja kõik sellised uusi endalegi esialgu võõraid ja siis hakkad taipama, et kuril on. Nüüd läks see kampaania, see rühm läks töösse. Nüüd paneb igaüks oma parima ja milles ma siis segan. Tänan. Ja seda ei just eriti tihti juhtu, aga on juhtunud küll. Ja on niisugust, tuleb mõni väga hea näitleja, näitlejatel tuleb ju ka laval oma nii-öelda võistlus. Ja lõpuks ma olen siin laval nii-öelda võidu näoga, et vaata, mis toimib. Toimibki just see, et näitlejad mängivad nii, et teisiti ei saagi, kui nad ise ei leia selle endas. Ja see ei ole mingi kaotus, see on võit. Kui sind kuulata, siis ma pean ütlema, minul on alati, ma pean väga mõtlema, mida Rein tahab öelda, millest ta räägib. Ja samas, vaata, jutust ei nopi alati välja, mis sa täpselt mõtled.
tahaks öelda, et Rein näita, aga sa ütled, et ma ei ole väga hea näitaja. Aga oskad sa näiteks suunata, no ütleme minusugust näiteks, kui ma küsin, et see nukku elama panemine nii, nagu nukk päriselt peaks elama. Kas meil Eestis võiks olla kusagil videomaterjali selle kohta, mõne meie näitleja kohta, kuskil salvestatud midagi, keda võiks vaadata, kui tahaks nüüd üks nukunäitleja õppida, et mismoodi võiks nukk elada käes? Nähtavasti sel juhul peab midagi televisioonist otsima. Aga isegi kui ma võtan nüüd sinna poole selle, lööb sul pähe näiteks, vaat see näitleja oli, vaat seda rolli tegi hästi, et nii võiks nukk olla. Ei no neid on, ma nüüd mõtlen, kus meil võis, ütleme Toompere on loomulikult, televisioonis on ta palju teinud ja Hendrik Toompere ja siis noh, see kõige suurem sõber ja mis seal kõik on. Siis väga hästi on elustanud nukku Seljamaa. Kusagil ma midagi olen näinud, aga praegu kohe juhtida. Ega neid palju ei ole, kes suudavad nukuga, ma kindlasti praegu kellegi unustan. See on paha küsimus, ma ei suuda kõiki. See oligi lihtsalt minu enda jaoks võib-olla küsimus. Aga ma küsin niimoodi, Rein, mis viib võib-olla parematele radadele veel korraks meid tagasi. Kui palju inimene või näitleja tohib ennast jumalaks muuta nuku suhtes? Aga iga loominguline inimene, iga loovisiksus endale aru andmata, ta on oma mõtete üle niisama võimas, nagu on Jumal, noh, meie teada. Et selliseid piiranguid ei tohi endale teha, kui need on eetiliselt lubatud endale ja ümbrusele, eetiliselt plussis, siis ei tohi. Aga kuidas sina näed, kas inimene peaks nukku suhtuma, see on väga isiklik küsimus, kas nukku suhtuma kui objekti või kui subjekti? Kas tal peaks olema aukartus nukku ees või? Jah, sellepärast, et ega me ei murra oma pliiatsid ka niimoodi, et tuju ja ei, nukk on instrument. Ja nii nagu viiul, kallis viiuldajal, nii nukk, kui ta mulle sobib, tema mõõdud sobivad ja tema idee sobib, siis on ta sama püha asi nagu viiuldaja käes viiul. Ma tulen korraks veel tagasi selle nende loomade juurde, kellest me enne ka siin natukene rääkisime. Kas nukul peaks alati või kas nukuga peaks kaasas käima mingisugune alltekst või mingi muu märk, et me teeme ühte, aga mõte on hoopis teine? Ja loomulikult. See peaks olema heas dramaturgias sagedane nähtus. Et ei öelda ühe hinge tõmbega kõik, mis sul on välja. Noh, Shakespeare on selles mõttes nukudramaturgia eeskuju ja ühesõnaga eesmärk. Ja nüüd see suhtumine oma instrumenti ja nukk on instrument. Kui ma ütlen, et ma usun, et ta on elav nähtus mulle, siis ma olen natukene midagi segamini ajanud. Siis ma olen haige. Aga nukk on minu see instrument, millega ma muudan maailma, ütlen niimoodi.
usud sa, et nukuga on võimalik maailma muuta? Kindla peale, muidu nad poleks välja mõeldudki. Kuid selle kindla peale on vähe mehi, kes seda suudavad või on selle peale tulnud või on hakanud või ei ole olnud aega mõelda ja ei ole olnud ajendid, et seda hakata taotlema. Aga tegelikult iga teater peaks endale leidma vaat selle aja, kus panna üks rühm nukke näitama maailmale, mis on. Nii nagu ütles Tuve Jansson Muumitrollil, et kui see küsis, et milleks need nukuteatrid ja teatrid üldse olemas on, milleks? Siis Tuve Jansson vastas oma sellele Muumitrollile, et näidata inimestele, missugused nad on ja missugused nad võiksid olla, kui nad tahaksid või suudaksid või oskaksid olla. Vot see oli nüüd siis nagu milleks teater on ja milleks see nukk on. Et näidata inimestele, millised me oleme. Aga millised me võiksime olla, kui oskaksime olla. Minu arvates sellega võttis Tuve Jansson kõik kokku. Kui ma olin selle läbi lugenud, ma vaatasin, et milleks seda Stanislavski. Ma tahaks Rein veel küsida sellise asja, et milline võiks olla maailm, kus ei oleks üldse nukke? Või kas selline maailm on olemas? Ei ole, aga see oleks, ma ei tea, mis. See on seesama, mis ei oleks, kui maailm, kui päike läheb looja ei tõuse. Umbes sama, seepärast, et nukud on ju lõppude lõpuks kõigepealt mõtlesid nähtavasti välja mingisugused kogemata lapsukesed, kes tegid midagi või leidsid pulgakesed ja hakkasid nendega ennast näitama. Või ma ei tea, mis, ja iga rass omamoodi ja iga aastatuhand omamoodi ja inimesed ju tahavad ennast näidata, ennast näha kõrvalt või kellelegi näidata, miuke sa vaata, kuidas sa umbes nii kõnnid ja umbes nii sa, ühesõnaga, nukud on vaja, väikelastel on nukku ju vaja selleks, et kuidagi ennast siduda maailmaga. Ema ja isa on olemas, aga nemad käivad kogu aeg ära ja siis minu arvates keegi lastest mõtles välja selle isa või ema, kes ära läks jälle koju kudagile tööle, kusagil tegi siis hakkas. Seda on ilus mõelda jah, et ega maailma ilma nukuta ei ole ja võib-olla see nukk annabki inimesele võimaluse olla tõepoolest Jumal, et nagu öeldi, kuidas Jumal tegi inimese ja loomad ja puhus neile elu sisse, siis mida muud meie teeme, kui me võtame selle ja puhume talle elu sisse. Ja näitleja headus olenebki sellest, et kui hea puhuja sa oled. Kui hea kujutlusvõimega sa oled. Just nimelt. Mis ta on ja mida ta kõik võiks olla. Ja minu arvates see oli hea küsimus. Need on põnevad jutuajamised, et ja sinuga, Rein, on kuidagi nõnda viisi, et alati jääb õhku selline väbelus või värelus, et midagi tahaks ikkagi veel, midagi tahaks ikka veel küsida või ei saanud päris selgeks. See on täpselt nagu see etendus, vaatad ära ja on küsimus, aga midagi on ikka veel puudu. Võib-olla see ongi. Tegelikult on niimoodi, nukuteatriga
on ju niimoodi, et lapsed viiakse etendusel koju ja siis nii teater ja vanemad ja kõik küsivad, et kas meeldis ja kuidas meeldis ja siis on niimoodi, et vastuseid on 3. Üks on niimoodi, et üks on lihtsalt valetamine, et viisakas olla, et isa ja ema näiteks mängisid ka ja teine on siis niimoodi, et kas meeldis. Aga miks ta peab meeldima? Ja miks üldse peab küsima, kas sa said aru? Ja siis laps peab, harilikult nad siis valetavad, et mis siis ei ole. Või ütleb, et ei saanud aru, siis kes on süüdi, et laps ei saanud aru. Ja siis tekib küsimus, et kus nad siis käisid, kas oli see üldse teater? Teatri järel ei tohi lapselt küsida, et kas sa said aru? Kus laps saab aru ühest väga keerulisest asjast, elus midagi toimub. Kuidas tema saab sellest aru, ta ei peagi sellest aru saama. Ta peab nägema, et midagi niisugust toimub, mis on kas ilus, inetu või aga aru saada kogu asjast. Aga arusaamine ongi ju väga subjektiivne asi, sest tõdesid ei ole kunagi üks. Jah, on niimoodi, aga etendus annab ühe mõistmise võimaluse. Jah, seda sa ütlesid küll hästi, et ühe sellest võimalustest annata. Kui ma siia lõppu küsin, Rein, nõndaviisi, et kui sa peaksid ühe sõnaga väljendama enda arusaamist või enda mõtet, mis see nukuteater on või mis see nukk siis, ütleme nii, ei pea teatrit tooma, et mis see nukk on, kui sa või sinu jaoks ühe sõnaga näiteks, mis see sõna võiks olla? Nukk on nagu muusikariist sümfoonias. Nii on nukk teatrilaual. Ja seda nii tulekski kasutada. Seni väga harva juhtub nähtus. Loodame, et me oleme selles laine põhjas, nagu öeldakse. Või nagu ütles ma usun, et äkki see oli üks Maroko jalgpallitrenner, neil ei olnud võistkondagi, oli 6 meest ainult ja ütles, et see on väga hea koht alustamiseks. Et mõtleme siis, et me oleme heal positsioonil, kus alustada. Ja Rein, oli tore sinuga mõtteid vahetada ja näha seda maailma läbi sinu silmade ja sinu hääle ja sõnade. Aitäh sulle!